Tartus ja Tartu maakonnas on talvised peod toimunud 7 korral. Tartumaa talvine tantsupidu toimus Kambjas ja oli rohkem tantsijate endi jaoks mõeldud ilma suurema publikuta. Tartu linnas korraldati peamiselt seltskonnatantsudele üles ehitatud tantsupäeva Raekoja platsil Jõululinn Tartu raames. 2012. aastal sai loodud tervet maakonna ja linna rahvatantsujuhte ühendav Tartumaa rahvatantsujuhtide liit, kelle eestvedamisel pärast 13 aastat kestnud vaheaega sündis Tartumaa tantsupidu Püha. Õnnestunud suurüritusest ja väga heast meeskonnatööst innustus saades tekkis plaan anda Tartumaa rahvatantsijatele ühise kokkusaamise võimalus 2015. aastal. Nii otsustas Tartumaa rahvatantsujuhtide liit korraldada ühiselt tervet maakonda hõlmava talvise tantsupeo, kus koos tantsisid kõik rahvatantsukollektiivide liigid, alates lasterühmadest ja lõpetades memmede rühmadega. Miks just Tartu ja A. Le Coq spordihoones? Aga sellepärast, et Tartu on meie maakonna kõige suurem linn ja rahvatantsija, kelle peod sõltuvad suuresti ilmast, olid ära teeninud ühe suure peo ühise katuse all. Peo, mis oli pühendatud naistele. Hea külaline, meil on väga hea meel, et oled oma naistepäeva tulnud veetma koos Tartumaa rahvatantsijatega. Meie tänane tantsupidu on pühendatud kõigile teile, armsad naised. Väike vihje. Tegemist on etendusega, mis tähendab, et kogu 2 tunni pikkuse lavastuse jooksul ole sul võimalik oma kohalt lahkuda. Miks? Aga sellepärast, et tantsijad liiguvad kõigil vabadel aladel terves majas. Meeldivaid hetki sulle koos rahvatantsuga.
ära paneb pahaks ja tahtmatult ma ehmatun, kui ütleb öö. Pea sinu kleidi sisse mässida ma tahaks ja mängida, et kätte jõudnud on öö. Siis tantsime kõik kaera ja nii jalg alla ja kleidid maani tulge viime. Tantsima kõik kaera ja nii, kuni siis kõrgelt taevalainil tõuseb päike. Käigu pealt võin välja mõelda muinasjutte, kord ennast kelmis seal ei saanudki 12 ja sinu kampsun ilma loendan karvatutte. Nii veidi kohmetun kaeme teineteist ja siis tantsime kõik kaera ja nii jalg alla ja kleidid maani tulge viime. Tantsima kõik kaera ja nii, kuni siis kõrgelt taevalainil tõuseb päike. Siis tantsime kõik kaera ja nii jalg alla ja kleidid maani tulge viime. Tantsima kõik kaera ja nii, kuni siis kõrgelt taevalainil tõuseb päikene. Tantsime kõik kaera ja nii jalg alla ja kleidid maani tulge viime. Tantsima kõik kaera ja nii, kuni siis kõrgelt taevalainil tõuseb päike. Siis tantsime kõik kaera ja nii jalg alla ja kleidid maani tulge viime. Tantsima kõik kaera ja nii, kuni siis kõrgelt taevalainil tõuseb päikene. Minu ema on väga ilus, nagu päike. Kui ma hommikul ärkan, siis on minu päike juba tõusnud. Puder on imeväel laual auramas. Mina ei ole kunagi märganud, millal see päike tõuseb, aga ta on alati olemas. Valgustab, soojendab, lohutab, teeb, viib, toob, annab, paneb ja ta leiab isegi aega minuga mängida.
linnudiiva sahinat. Magusalt olunes veel, siis näed laiad tiibsed musta lindu, nagu varju keerlevad mu eel. Tema keerles juba siis ümber, kui ma mängisin veel vainu päev. Juba lapselikkusune näos kohtas ta salaline hääl. Musta tiivaline lind, musta tiivaline lind. Ema jutustas mulle muinasjutu mustast linnust. Lind oli välja haudunud 3 poega. Ühel päeval pidi ta oma verisülist pojad viima üle kärastikulise vee.
Kui ta oli jõudnud esimese pojaga keset jõge, küsis ta: mida sa mulle minu vanaduspäeviks lubad? Poeg lubas suurimat pesa ja kõige pehmemat, sulisemat küljealust, millest ta eales on unistanud ja et tema vanad kondid ei pea oma elupäevade lõpuni tundma külma ega niiskust. Must lind kukutas poja kärestikulisse vette. Ka teise pojaga kordas ta sama küsimust ning sai vastuseks, et poeg annab talle oma toidulaualt parimad toidupalad ja et ta ei pea vanaduses kunagi nälga tundma. Taas kukutas must lind poja kärestikulisse vette. Kolmanda poja käest jõe kohal sama küsides sai ta vastuseks: Sulle ei luba ma midagi, kuid oma lastele annan ma kõik, mis mul kunagi olema saab. Parima pesa, kus on pehme, kuiv ja soe, parimad palad oma laualt ja tingimusteta armastuse. Ahju paiste ja
Mustrid on tähtsad ja kordus loob terviku. Järjepidevus kannab, sest põlvkonnad on seotud vanaemalt emale, emalt tütrele, tütrelt oma lastele. Mängisid meie vanaemad, mängisid meie emad ja mängivad lapsed. Mängud muutuvad põlvest põlve. Nukud on uhkemad ja uutmoodi, aga kodu mängitakse ikka. Kooli ja poodi ka. Järelikult mustrid jäävad. Aga kui mustrid hakkavad lagunema, vanaemade elukogemus kaob meie enda näilise tarkuse varju. Kõigil on kiire, raha tahab teenimist, moodne peab olema, kursis peab olema. Järele mõtlemiseks ei anta aega. Kuulata pole mahti. Põlvkondade vaheline austus on kadumas. Vanaema rutab hommikul tööle, lapsi hoiab vist keegi. Mängud muutuvad põlvest põlve. Aga kas mustrid jäävad samaks?
seisan siin sinu ees. Näen, kuidas tuttavast poisist on sirgunud mees. Hommikukastes lilli ma seadnud juustesse ennegi, kuid kes oleks uskunud sind nähes tunda võnni. Lilled juustesse sean vaid sinu pärast. Lilled juustesse sean. Lilled juustesse sean vaid sinu pärast. Lilled juustesse sean. Sinu sammude kaja nii hästi ma tunnen ja südamel löökegi tean, kuid täna sul lõitega teistmoodi ehitud pea. Ja kuigi on rahvast nii palju me ümber, ma kedagi teist siin ei näe. Las salata muinasjutt käsi, kui leiab su käe. Lilled juustesse sean minu pärast. Lilled juustesse sean. Lilled juustesse sean minu pärast. Lilled juustesse Tähtis ei ole, mis tulevik toob. edasi lähen vaid sinuga koos, sinuga koos, sinuga, sinuga koos. Lilled juustesse sean sinu pärast. Lilled juustesse sean. Lilled juustesse sean sinu pärast. Lilled juustesse sean. ei, mul pole mõisa, mul pole valda, mul pole muud kui krõtsmik alla. Mul pole mõisa, mul pole valda, mul pole muud kui krõtsmik alla. Kui ükskord ära suren, ma ei keegi võtta leinata. Kui ükskord ära suren, ma ei keegi võtta leinata. Ei, mul pole taga nutijaid ega surnuaed ammatijaid. Ei, mul pole taga nutijaid ega surnuaed ammatijaid. Vaada mall mul jalga pandakse, mind merega põhja lastakse. Vaada mall mul jalga pandakse, mind merega põhja lastakse. Seal kõik mind kiisad kiidavad ja suured augid austavad. Seal kõik mind kiisad kiidavad ja suured augid austavad. Ei, mul pole mõisa, mul pole valda, mul pole muud kui krõtsmik alla. Ei, mul pole mõisa, mul pole
aina kihelkonda. Mul tuli vastu äiataat, tol pudelis oli karjajoon. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Ta andis mulle rüübata ja lubas tütreid näidata. Tütreid mul on kokku 4, nende seas sa omal valid. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Ja kui sa võtad neiu noore, kaasavaraks saad sa poole. Kui sa võtad endal vana, kaasavaraks saad sa saada. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Mul isi see on päris noor, kuid käie see on vana moor. Annil pikad tukkad lakkad, maiel maiad muusimokad. Sind ma ei võta, sind ei jäta. Sind ma ei võta, sind ei jäta. Me pulmad teeme vanamoodi, ise muretsed sa voodi. Ja kui jõuvad varrupäevad, need ka äia teha jäävad. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Oi, sind ma ei võta, sind ei jäta. Mulle maitsed sa kui rabarbrikook, musta sõstra jook, õhkane õlletook. Ai ja pääs on püsti juus, ennale külje luuk, sinda ma ei saa. Magus mees on pergusid. Mulle maitsed sa kui rabarbrikook, aga musta sõstra jook, õhtane õlletook. Ai ja pääse püsti juus, endale külje luuk, sinna ma ei saa. Mulle maitsed sa kui rabarbrikook, musta sõstra jook, õhtane õlletook.
Nüüd saan lõpuks rääkida oma kakukesest. See kakukese ütlus, see tuli 2014. aasta tantsupeolt. Siis, kui öeldi, et võtke hellalt suure kaarega kinni oma tantsupartnerist. No see on selline rohkem nagu nunnu väljend. Olen oma tantsupartneri ja samas ka elukaaslasega tantsinud alles 6 aastat. Aga tunne on selline, et tantsitud on juba terve igavik. Kui minu nupsu ei oleks teinud ettepanekut tantsima minna, siis oleksin väga paljust ilma jäänud. Aga kui jutustada nüüd lähemalt oma partnerist, siis ei ole erilist vahet. Üks suur juhtimine käib nii kodus kui tantsupõrandal. Mina kuidagi olen sellise suhteliselt pika taibuga. Oi, me oleme näinud tantsupõrandal kurja vaeva. Kuhu sa keerad? See samm oli teises suunas. Siruta pöida. Ära tantsid riikrauaga. Aga see on nii ainult trennis. Kui on juba esinemine, siis tantsime täie auruga. Tantsupartner on mul üldse üks kõva tegija. Kulutab pastlaid nii naisrühmas kui ka segarühmas ning vahelduseks tegeleb rahvariiete ja mingite sellega kaasas käivate vidinate meisterdamisega. Kuidas ta küll jõuab? Muidu on selline vahva ja tore, tavaline Eesti naine. Hoob, küpsetab ja keedab. Mehed, väike meeldetuletus ka. Kui mees ei tee valesid otsuseid, siis on naised head ja armsad. Hoidke oma kakukesi, no ja hoolitsege nende eest. Siis hoitakse ja hoolitakse ka meist. siia värava. Siidiga, niidiga, punapultse paelaga, kuldse, jultse, viirad siia.
viiratsi ja värava. Puunaeile Tallinnas käisin, puunaeile Pärnus käisin, kuldse, jultse, viiratsi ja värava. Sealt ma siidi sain, puunapõtse paela tõin, kuldse, jultse, viiratsi ja värava. Suivina söödan suhkuriga, talvetangu tuumadega, kuldse, jultse, viiratsi ja värava. Ei mine taha hulga kesta, ma tahan ühte ainukest, kuldse, jultse, viiratsi ja värava. Halloo, muusika, kus sa oled? Halloo, ma kohe tulen, muusika, ma lendan. Meie vanaisa alati on kange mees, kes on tööle näljama kõigist teisest ees. Kui aga pidul kõsab pilli hääl, siis on paatama mennega otse kohese. Eks siis vanaisa õllekartast lugu peab, suhtest maailma asjad ja sõntuvella peab. Asjal on siiski väike kurja juur, sest taadile peal kuulub tantsutuur. Kuuled sa memmekene kõlab tantsuviis, tule ole meil tantsuriigi siis. Kas on need noorematest viletsamust pead, näitame, et oleme sama head. Nõnda vanaisa meelde tuleb noorusaeg, mille leelemi tantsuda kummi vaev. Kui aga vanaema kaasa veel, siis võiks kuulda, kes on
kõrgendes, aga vanaema oleks nagu jönni täis, nagu loomuse lust oleks kaugele läinud. Taadil on tantsuga mis kiibenud, kaelasse kaps läbi talvinud. Kuule, vanamees, kas sul on terve aru peas? Mis on loomte seeka ikka ennast seal? Aga ega ta landa saab. Las aga käia teie auruga, meie vanaisa alati on kange mees, kes on tööle ja naljaga teistest ees. Kui aga pidul kustab pilli hääl, on taatuma minna otspõse. Eks siis vanaisa õlekapast lugu peab, suurtest maailma asjades sõnduga peab. Asja on siiski väike kurja juur, sest naadide peal tilub tantsutuur. Minu vanaisa oli väga suur mees. Mitte kasvult, aga teolt. Näiteks kui talvepuid oli vaja teha, siis oli vanaisa juba varakult valmis metsa minema. Vanaema ajas meid lapsi ülesse ja uniselt võileiba nosides andis vanaisa kiirelt ülevaate, mis meid siis ees ootab. Nii me seal metsas siis vedasime oksi ja sikutasime puid. Vanaema aitas palgi otsast kinni hoida, kui vanaisa saega järjest uusi juppe suurest puiduvorstist saagis. Ja kui õhtul siis vanaemaga kuuriuksel seistes vaatasime, kuidas vanaisa pärast oma tööriistad sirgetesse rividesse sättis, mõtlesin ma alati, ma tahan olla täpselt selline, nagu on vanaisa. Ka tantsimas oli vanaisa kange mees. Vanaema seisis rõivi laiaväraval ja hõikas. Mats Sae, kus sa siis nüüd? Aga vanaisal pidi viimnegi nööp üle vaadatud olema, et oleks ikka välja minnes kõik vinks-vonks. Kui nad siis esimese paarina koos oma mooriga tantsuplatsile tuhisesid, sai kogu küla öelda. Vaat, milline suur mees, selline kapten elumerel. Ühel päeval jäi minu taat ilma memmeta. Ja alles siis nägin ma, kes tegelikult oli selle vägeva mehe taga. Sain aru, et vanaema palgi otsa hoidmine oli meie maja talvepuude võtme küsimus. Vanaema mineku järel läksid taadi sirged tööriistarivid loksuma ja vinks-vonks püksiviigid kadusid hoopis. Nüüd, kui vanaema enam ei ole, saan alles aru, kes lõpuks nii mõnegi suure mehe tegelikult suureks teeb. Väike teid oota vaid, veel on maid, kuhu sai antud hoiule mu armud lootused. Kuid kui merel tulen taas süüa rõõmsad hollari ja sun tasku pistan kingiks dollari. Kui ma laeval olen ööl, sulle mõtlen päeval ööl ja su juustest leitud lindi kannan mööd. Kuid kui sadam neelab mind ja jalge all on kindel pind, ootab mind võõres linn. Linna tunda pole vaja, seal kus merimeeste maja, seal on laulnaeru kosta taivani. Seedab mehed kella tulla ja kui röövimaid tunda pidu küsida, varam valge nii. Väike teid oota vaid, veel on maid, kuhu sai lahtu hoiule mu armud lootused. Kuid kui merelt tulen taas lüüa rõõmsad hollari ja su tasku pistan kingiks dollari.
antud hoiule mu armu tõotused. Kuid kui merelt tulen taas lüüa rõõmda hollari ja sul tasku pistan kingiks dollari. Liiter viskit peseb maha, huutad meres soolavaha, piip on suus ja lahkub seatuid suudlusteks. Piigad siin ei ole pahad, kui on taskus suured rahad, $1 vaid jätan ruuduseks. Igas mereäärses linnas, kus on laevatatav pinnas, tükis südamest ma jätnud õitsema. Kuid kui aasta ring saab ümber, pööran laeva otsa ümber ja ma koju sõidan taas. Väike tei ootab vaid, veel on maid, kuhu said antud hoiule mu armu tõotused. Kuid kui merelt tulen taas lüüa rõõmda hollari ja su tasku pistan kingiks dollari. Vaid veel on maid, kuhu sai antud hoiule mu armu tõotused. Kuid kui merelt tulen taas, hüüan rõõmsalt hollari. 1, 2, 3 ja su tasku pistan kingiks dollari. Kingib kimpuhu lilli, teine trammib barbadilli, kolmas ja puuraksend joob, Oled purjus puuruvaine naine, see on ikka naine, sinu ellu mõtte toob. Noorena lööd hinge pähe, on sul kaugeks õnne täheks, milleni ei leia teed. Meheks saad ja naise võtta, tuljad embud maha jätta, ägad tihti silmad ees. Naine kärgib, vingub, paugub, urgitseb sul hinges, haugub. Elu on kui põrguhaud. No
armsad tantsijad, head pealtvaatajad, loen ette Heliu Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia statuudi. Heliu Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia antakse välja kord aastas tantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Eesti rahvatantsuelus. Preemia määramisel võetakse aluseks tema kollektiivi või kollektiivide esinemised, tema loominguline tegevus ja panus paikkonna kultuuritraditsioonide edendamisse ja säilitamisse. Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa tantsujuhid, kes on tegutsenud Tartumaal vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele 2 aastat järjest. Preemia antakse üle Tartumaa avalikul rahvatantsu või rahvakultuuri üritusel kalendriaasta 2. või 1. poolel. Preemia annavad üle eelmise aasta preemia laureaat ja tänase tantsupeo kunstiline juht Uwe Saar ning Tartumaa rahvatantsujuhtide liidu esimees ja tänase tantsupeo peakorraldaja Tarmo Lillo. Aastal 2014 sai ära tehtud väga palju suuri tegusid. Aga veel rohkem on see inimene ära teinud tegusid viimaste 10 aastatega. Selleks, et meie saaksime suuri kollektiive juhendada, on vaja kuskilt neid lapsi ka peale kasvatada. See töö, mida sina, Anita Kreen, teinud oled, see on nii suur töö. Sel aastal otsustas Tartumaa rahvatantsujuhtide liit hakata välja andma ka noore tantsujuhi preemiat. Preemiale kandideerivad kõik vähem kui 10 aastat Tartumaal tegutsenud tantsujuhid. Noor tantsujuht peab olema kindlasti silma paistnud rohkem kui ainult oma rühma või rühmade tegemiste ja esinemistega. Ta peab olema suure südame, teovõime ja eeskujuga nakatav tantsuõpetaja. Noore tantsujuhi preemia annab üle Tartumaa rahvatantsujuhtide liidu juhatuse liige Maire Jürgel. Tartumaa noortantsujuht 2014, Marju Saave.
meie tänasel peol peaks tegelikult siinsamas olema ka meie rahvatantsumemm Helju Mikkel. Helju Mikkel saadab teile kõigile sooje tervitusi ja lausub, et nii kaua, kuni eestlane tantsib, ei me välja sure. Helju Mikkel kahjuks tervislikel põhjustel täna tulla ei saanud, aga ta tervitab teid südamest ja ta on kogu aeg olnud läbi minu ja läbi telefoni ühenduses sellega, mis siin toimub. Järgmisel reedel, 13. märtsil, tähistab meie rahvatantsumemm oma 90. juubelit. Meil oli plaan teda siin õnnitleda. Me ei jäta seda plaani ära. Me õnnitleme ikka ja ta näeb seda televisiooni vahendusel. Ma palun kõigil püsti tõusta. Ma palun siia alla ka Made Heljo Ruuli, kes on tegelikult Tartumaal täpselt samamoodi võimas rahvatantsumemm, kes on lisaks kõigele Helju Mikkeli üks parimaid sõpru. Made Heljo Ruul, ole hea, tule võta vastu Mikkeli pärg. Ma ütlesin talle, et sa viid selle talle täna koju. Seisa seal. Seda, mis praegult tuleb, ei ole sellesse etendusse lavastatud. Sest lavastuse sellele etendusele, selle geniaalse liikumise selles majas, selle, et 1530 rahvatantsijat märkamatult ära mahuksid sellesse majja, selle suure töö tegid ära 6 inimest, Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu juhatus, Liidia Konsa, Astrid Hallik, aga geniaalne mees oli Uwe Saar. Uwe Saarel on Helju Mikkeliga täpselt ühel ja samal päeval sünnipäev. Laulame veel kord sünnipäevalaulu. Õnne soovime sul,
mulle väga stsenaariumivälised asjad ei meeldi. Ma olen harjunud sellega, et inimesed teevad seda, mida mina ütlen, mitte et mina teen seda, mida nemad ütlevad. Aga ma siiralt tänan teid kõiki. Ja eriline tänu kuulub mul kõikidele tänastele liigijuhtidele ja liigijuhtide assistentidele. Teate, kui reede õhtul ma mõtlesin korraks, et aitab, mina rohkem ühtegi pidu ei tee, mina käin ainult rühmadega, kuulan, teen, täidan käsku, siis praegu ütlen, et sellise meeskonnaga andke mulle veel tööd. Ma tänan. Ja ma tänan teid, armas publik. Meil oli päeval esimene etendus. Publik 2,5. Täna õhtul on teid tunduvalt vähem. Aga teate, te olite palju südamlikum, soojem. Te reageerisite nendele kohtadele, mida isegi mina ette ei näinud. Suurepärane publik. Aitäh teile. Hea tantsurahvas, ma arvan, et teeme veel ühe hästi-hästi suure aplausi. Selle olete ära teeninud te kõik, kes te tänasele etendusele ja sellele õnnestumisele kaasa olete aidanud. Nii tantsijad, lavastajad, publik kui kogu organisaatorite meeskond. Aitäh! Armas rahvas, seekord sai meie pidu siis just selline. Milline ta järgmisel korral on, seda veel ei tea. Aga juba 2016. aasta suvel kohtume taas. Turvalist koduteed teile kõigile ja veel kord head naistepäeva!